alustame siis videot siit UK-st uuesti, meie lemmikrajalt põhimõtteliselt. Ja oleme Santapoodis. Ja nagu siin kommentaatorid on öelnud, et sa oled juba see au resident siin UK kuningriigis põhimõtteliselt. Ryanair on meie pealt juba rämedalt raha teeninud. Rämedalt raha teeninud. Varsti oleks võinud privaatjeti osta nii palju, kui me edasi-tagasi lendame. Just. Aga õnneks on veel Ryanairi piletid suht soodsad. Ja alustame siis seekord episoode Toorstameri ürituselt, mis tegelikult on siis natukene eriline, et ta ei ole päris see, mida me eelmine aeg tegime, filmisime. Ta ei ole FIA üritus, vaid siin on natuke siis teistsugused reeglid, et võib-olla sa räägid paari sõnaga, missugused reeglid siin kehtivad, mida me täna sõidame. Jaa, Toorstameri üritus on selles suhtes iga kevadine äge üritus Inglismaal, kus on põhimõtteliselt tähtis on see, et sul auto kuks on. Mingid muud reeglid ei olegi. Jah, tehnilist ei ole, nagu ma aru sain. Põhimõtteliselt küll, sul peab olema ainult turvavarustus, okei, aga mis tahad, pane nii suur rehv alla, pane nii suur turbo peale, vala paaki või nitrometaani, tee mis tahad ja sõida. Põhiline on seda, et sõidad ja sõidad kiiresti. Et see on päris nagu erinev sellest FIA reeglistikust, et kus kaalutakse ja mõeldakse sul, võetakse logi välja ja nii edasi, et hoopis teistsugune üritus. Absoluutselt, hästi niisugune pingevaba üritus, et 2 päeva on kvalifikatsioone, 3 ringi kvalit on nagu konkreetsed ja siis on nagu avatud kvalifikatsioon ehk lähed järjekorda ja lähed sõidad, aga siin on päris palju ka teisi, mingi bracket-klassid raha peale sõidatakse aga point ongi selles, et miks ta on nagu huvitav, et kogu auhinnafond on umbes 100 000 naela, mis on päris nagu korralik raha, kus on mängu pandud. Nagu. Euroopa mõistes on see ikka harukordne summa, nagu sa ei saa, kuskil mujal sa ei näe Euroopas sihukest summat nagu. Pigem sa lähed nagu nalja pärast sõitma, et lähed teed show'd ja on äge, aga et see, et sul on 10 000 naela nagu antakse sulle peo peale võitele, et see on päris kõva. Esimene koht on 10 Toorstammeris, teine koht on 5. Iga ring saad edasi saada vist mingi 2,5 ennem seda veel, kui esimese nagu veerand läbi saad. Nii et ta on iga ringiga sa teenid nagu mingisuguse nagu numbri juurde, et ta on väga äge. Ja tegelikult see, me kaadrisse ei saanud, aga enne seda üritust, kus me siis praegu oleme, olid sa veel ju sõitsid nädalaga varem siin veel? Jaa, me tulime, nüüd on peaaegu 6 aega juba varem, me olime... 6 aega varem just. Jaa, me olime aprilli keskel, tulime Festival of Power, esimene Inglismaa proomodi üritus. Ja miks me ise tulime, oligi just nimelt, et talvel sai auto jälle ära värskendatud, leidnud mõne pisikseid vigasi ja mingid asjad nagu täiendatud. Ja tulime testima, et kuidas auto käitub. Millega see kogu see asi lõppes. Lõppes sellega, et me sõitsime uue Inglismaa rekordi. Me sõitsime kõige kiirema aja üldse, mis on Euroopas sõidatud. Ehk siis esimest korda 5,6 sekundit. Me sõitsime legaalse FIA Pro moodiga 5,69 sekundit ja 254,7 miili tunnis või midagi sellist. Low car, turbo car. Estonia and the UK. Look at Andre's car go, and he's not far behind. Oh my word! Ladies and gentlemen, the first ever 5.6 second run in Europe in a Pro Modified. 5.69 at 254 miles an hour. That is an absolute... Yeah, that's a barnstormer. That was unreal. Ladies and gentlemen, raise the roof, please, for Andrea. Päris raju tulemus tegelikult. See on tegelikult päris raju ja et selle kohta nüüd sai üle maailma ja isegi USA kõige suurem siis Dragi ajakiri, Drag Illustrated tegi artikli sellest. Ja kajastas seda väga ägedalt. Just, et tõi kogu selle asja nagu ülesse. Ja äge on see, et Inglismaal on kusjuures analoogne nagu Eestiski, et see kunagi oli, et sa pead 1% sisse sõitma uuesti oma selle aja, et ta läheks ametlikult siin kirja. Okei. Ja me eliminaatori ringis sõitsime finaalides Andy Robinsoni vastu, sõitsime 5.73. Mis siis kvalifitseerus? Pidime sõitma vähemalt 5.75. Et kvalifitseerus, seega me oleme ka nüüd Inglismaa ametlikult nagu Inglismaa uue rekordi omanikud, et selles suhtes 5.69. Ütleme nii, et teistel on kuhu jõuda. Jaa, me lõime selle ukse korralikult see kevad jalaga lahti sellega.
et selles suhtes on väga nagu super hästi on läinud ja tehnika kestab hästi ja mingid muudatused, mis me oleme teinud, on nagu toiminud väga hästi, jah. Muidugi väga suur kasu on ka see, või ütleme mitte kasu, aga ütleme siis väga suur nagu aitäh peab selle peale ütlema, aga muidugi nüüd tuunijatele, kes meil aitavad teha seda, nii omamaa mees meil Jaanis Piritalu, kes siis nüüd on nagu võttis siin 6 aega praktiliselt selle jaoks ja joonistas kogu programmid mingid valmis selle jaoks, et auto sisse panna ja teha, et see on väga tõsiselt nüüd ette võetud, me näeme nagu datat saame väga palju nüüd väga paremini aru, kuidas käitub ja mis käitub, et ma kuulsin tegelikult taustal, et vist Annis selle mõtte ja selle nagu lahenduse loomise vist tegelikult terve talv, nagu ta on nagu peas käinud see idee, et kuidas teha, mida teha ja mida arvestada, et see on päris hull värk, et see on niisugune võib-olla salavõti nagu nii-öelda, mis on hea taskus võtta kohe, et teha ja kuidas asjale nagu süstemaatilisemalt läheneda rohkem. Ja tegelikult ongi niimoodi, nagu ka USA-st öeldi, Proline ütles, et kui sa leiad autole mingi hea lahendi, kus sa tõesti näed, et auto nagu käitub hästi seda, et siis nagu hoolitse selle eest, tööta selle ringis ja ära nagu võta jälle seda, et lähen täiesti teistpidi ja võta nagu teistpidi. Et see 569, mis sai sõidetud, jah, noh, see ei ole lihtne. See ei ole lihtne, et see on nagu väga-väga raske siuksega piiratud mootoriga, et me peale seda pidime isegi natuke mootorit remontima, et sai väga lahjaks aetud ja segu läks väga lahjaks ja väga teravalt käis, et ütleme tulla nagu selle ära sõita. Aga üldtulemuses nagu väga-väga nagu kõva kogu see teema. Et ja võitsime ka ju esimese etapi. Ja just esimene võit taskus ju tegelikult. Me kusjuures, miks ka lähme nagu arvele sellesse kogu teemaga, ma olen ära registreerinud ja teinud see aasta Inglismaa litsentsi. Ehk siis on plaanis teha terve Inglismaa Pro-moodi etapp kaasa. Mitu etappi see siis jääb või mitu sõitu reaalselt? Ta tuleb 7 etappi minust on kokku. 2 sellest on nüüd ühtivad selle FIA Euroopa hooajaga. Okei, et lähevad sama arvestusse põhimõtteliselt. Just lähevad selle sama arvestuse nagu alla, aga meil on esimesed etapid maksimumpunktid on võetud, me olime esimesed number 1 kvalifitseerivad ja võitsime. Ja nüüd, kui me nüüd vaatame sellesse nädalavahetusse, meil on praegu 16 autot Torslemmeril. Päris kõva line-up. Ja meil on kõva ninad kõik koos ja me oleme jälle number 1. Me oleme kvalifitseerusime, täna oli 5-7-0 ajaga. 257 miili tunnis. Et ütleme niimoodi, et peaaegu katsusime 5-6, aga vahe on kindlasti seda, et meil on pandud natuke rohkem turborõhku taga otsas. Et FIA-l me seda teha ei saa, aga praegu meil on see võimalus olemas ja praegu me kasutame selle ära. Just, et kui tuletame meelde, et siis on teistsugused reeglid praegu, millega me sõidame. Täpselt, see võistlus on teistsuguste reeglitega. Et see on väga palju erineb ja annab juurde, et sellele, mis taga otsas siis kiirust või teises raja osas saab teha. Okei. Aga ega midagi väga suurt muud nagu polegi, et põhimeeskond on ikkagi sama meil tiimis, on kõik, kes võitlevad kaasa ja proovime seekord olla paremad kui kunagi varem, nagu öeldakse, et see on nagu väga nagu tähtis, on ju. Ja, et õppida kõigest, mis läks eelmine aasta kehvasti, teha muutused sisse ja uuesti. Tegelikult läks eelmine aasta ju väga hästi. Tegelikult läks väga hästi, lihtsalt see viimane üritus, kus oli tõesti see õlileke oli, mis rikkus kogu selle viimase ürituse ära. Noh, läks, mis ta läks, aga ütleme, õppisime sellest ja... Täpselt, põhiline õppida. Nüüd ma käin iga päev selle võtmega seal toru juures ja keeran teda ja kusjuures ta lähebki lõdvaks. Et see uskumatu, ta lähebki lõdvaks, teed mingi sõidud ära ja lähed keerad ja ongi jälle, tunned on jälle lõtv, et see liini peal, kus on ikkagi seal 15 paari õlirõhku, liigub edasi-tagasi ja pulseerub, tundub, et selle liitmetele neile ei meeldi see ja ta raputabki lahti. Tegelikult vibratsioon on ka metsik, et me oleme näinud endast, kus ma panen kaamera võib-olla, ütleme niimoodi, mingi veerand pööret ei pinguta piisavalt peale, juba see kaamera lihtsalt keerab ennast kuidagi ära, GoPro kiirendusest ja sa näed, et see nagu tegelikult läbi kaamera ei anna seda vibratsiooni edasi või neid jõudusi, mis autos sees toimub ja see on tegelikult metsik. Ma rääkides veel ilmast asjast ka, siis ütleme, meil on praegu ju tegelikult see nädalavahetus väga super ilm olnud. Et täna oli pool päeva päike, eile oli suht päev otsa, siukene vahelduv eduga päike, temperatuur on päeval sinna 18 kraadi juurde, ehk siis õhk on tegelikult väga hea. Ja väga Inglismaa ilma nagu pole näinud praegu siin. Ja öeldigi, et vist oli mingi 100 aasta kõige kuivem kuu on üldse nagu, et kui me eelmine aasta saime kõvasti vett, siis näha. Aga järgmine nädal tuleb juba meinemend. Täpselt. Euroopakad ja sinna ta praegu näitab mingit vihma laupäeva peale, aga see võib muutuda veel nädalaga. 10 korda muutub.
graafik on tihe tegelikult jah, ja auto on nüüd, kui kaua juba Inglismaal olnud? Siin Kuu aega. Kuu aega on parkinud. Kuu aega on olnud siin, et me tegime esimese ürituse ja nüüd oleme selle teeme ära ja siis jääb auto jääb siia tegelikult peale ka järgmist nädalat main eventi ja me tuleme siis juulikuus on meil 2 etappi veel siin juuli alguses, juuli lõpus. No näed, see on ja siis tuleb treiler koju tagasi ja sealt me läheme juba Rootsi Tjerp Arenale, et kahjuks see aasta siis ei tehtud juunikuist Tjerpi, nagu eelmine aasta oli. Ei saagi aru täpselt, mis seal oli, aga otsustati nii, ehk meil on FIAs on see aasta 4 etappi. 4 etappi just, jah. Muidu pidi 5 olema, see oli ka see põhjus, miks me tegelikult nagu ka võtsime praegu selle Inglismaa nagu etapid juurde, sest kõik etapid toimuvad Santa Baudis. Just. Me alati teame, et siin on hea sõita, rada on hea, turvaline, mehed teevad kõik seda, kogu see koht ja ütleme kogu see, kuidas ma siis ütlen, kogu see kompleks ja kogu see organiseerimine, kõik on nagu maksimum. Super hea, ja. Ja siin on nagu rõõm tulla ja rõõm sõita. Ja kõik nagu, ootavad meid siia. Just, oodatakse täpselt, et tulge sõitke nagu, et tehke võistlusi kaasa. Väga vinge, kuule, aga siis ma ei oskagi midagi öelda rohkem, et... Täna läks päeva hästi, kõik on üle kontrollitud, auto on hästi ja homme hommikul, meil on esimene ring, kellega me olime viimases ringis kokku, olime Dave Swiftiga. Just, number 11. Number 11, kes sõidab siis Nitro mootoriga, ta sõidab 7.0. Ehk võiks olla nagu okei, kui midagi päris nagu hapuks meil ei lähe. Aga proovime esimeseks etapiks või esimeseks ringiks, võtamegi natuke, rahustame kogu selle asja maha. Lähme võib-olla sinna 5.7 kuskile kõrgesse, isegi madalasse 5.8 võib-olla. Nüüd homme on tähtis see, et iga ring peab edasi saama. Just. Ja sujuvalt ja rahulikult edasi, mis just, kindlalt. Et kindla peale minna, ei saa rabistada, kontrollime asju üle ja loodame parimat, et hommikul eks me näeme, kuidas läheb. No muidugi. Hommikul vara kohe tuleb pikk päev. Ma ei teagi, ma polegi näinud, kusjuures mis kell esimene ring on üldse eliminaatori ring, aga midagi ma kuulsin kella 11 aega, aga eks me hommikul kuuleme täpselt üle, aga tegelikult see on hea, sest täna öösel läheb hästi külmaks ja hommikul päikest ei näita, et seal hommikul on olla 10 kraadi, oli näiteks 10 aega üle. Rajaolud tulevad kindlasti hoopis teistsugused. Ja õhk on kindlasti väga hea, aga kui me ka käisime eelmine võistlus siin sõitmas, oli samamoodi 10 kraadi. Aga raja temperatuur oli üle 20 kraadi ja tegelikult on mehed näevad vaeva, siis nad eriti nagu pingutavad, et see rada oleks super nagu hea. Ja siis on ka, kui õhk on hea ja asjad on head, siis on ka tulemas nagu väga häid numbreid nagu. Just. Aga homme me ei lähe kindlasti sõitma numbreid, et homme on tähtis punktist A punkti B ja hea reaktsiooni aeg. Täpselt. Tegelikult reaktsioon ja see on see, mis võtavad neid võita. Esimene on õnneks jah nagu kerge, aga iga ring, mis läheb edasi, võetakse, loositakse peale igat nagu ringi. Uuesti nagu paarid uuesti. Siin ei tea mitte kunagi, kellega sa satud järgmise ringil kokku nagu. See on päris põnev. Ja see ongi huvitav. Ja see segab kaarte, sest siin ei ole vahet, mida sa sõidad. Sa pead lihtsalt eliminaatoris olema edasi saama. See ongi kõik. Hoopis teistsugune, kui muidu traagis asjad käivad. No väga vinge, vaata, mis homme toob siis. Sõidame. Näeme homme. Chino. Right, that's the end of the big bracket as we get ready for Pro Dual Sunday. So, the car's going through. George Tickler, Dave Ford, Thomas Butlins, Christian Schubel, No Erki, räägi, kuidas osa tundub? Enne oli varem. Enne oli varem või? Aga enne oli sõitnud ka teisi autosid, suuri. Praegu on siin palju tänava autosid on ju, vaata palju üle seda. Küll, aga enne viimane ring oli niimoodi, et teised promotid, me olime lõpus. Paar-kolm starti oli enne meid ära. Jälgi on päris tihedad. Teevad triibud ette, on ju, ja siis läheb gripimaks. Aga praegu on palju tänavarehviga autosid ka, vaata, need siis mudavad rada, on ju. Aga vaatame.
LET, but yeah, I don't think LET works without that. They were probably trying a little bit harder. see pooldus kõige sirgem triip. nii kaua kuradi. jaa, räigelt kaua. no kuidas tundus sõit? natuke Spice'i tagant vaatas. kas kokpitis oli sama Spice'i? oli jah? istaks kahe ratta peale või? kurat, ma pean videot vaatama tagantjärgi. aga ei no kui sa üritad ikka 5-6 sügavale sisse nagu lüüa kannaga lahti, ega lihtne ei ole, et see 5-7-0 eelmine sõit oli ka niimoodi, et tegelikult oli hästi pehme. Aga nüüd sai pandud natukene juurde ja vaadatud, aga ei, vahet ei ole. Sellepärast ongi need testisõidud. täpselt sellepärast. Kvalifikatsioonid, et meil on seade on olemas homseks, aga ikka on ägedam vaadata kiiremini sõita. muidugi, kui on vaata piire, on ju? Jaa, ei peabki jah. Ei, aga auto on tubli. Selles suhtes, et väga hästi nagu... Kui teie kaua oli see Transbegi peal vastanud või natuke kaua? Jaa, Jere tuli hiljem sisse. Ma ei oodanud, et ta nii kaua nagu mõtleb. I came up with that years ago. Dave, you got a buy run because no one else is here. No, it's all right. Here they all come. Andre Arnever makes his way in. John Webster. The opposite of Herring. Mike Malcolm. Dave Swift. Awesome weekend he's been having this weekend. 7 O's. Right, first up, chip number 4. Michel Turenne. Who will he be taking on? That's a good... Oh, it is chip number 2, David Vector. It's an all-Dutch affair. Hang on, isn't Dutch affair a fit? No, never mind. Anyway, I forgot. Yes, you're right. It could be. Yeah. Next out the draw, it is chip number 11, Dave Swift. Who's Dave Swift got? Oh dear. Dave Swift has got Andre Arnever, chip number 1. Woohoo!
Easy peasy, lemon squeezy. Right, very quickly, Dave, will you be taking the boost control off as well tomorrow? No? Okay. Andre, will you? Look pretty good. Ladies and gentlemen, I also want you to give him a big round of applause. Now, he's in no one qualifier, but he's an honorary Englishman. Andre Arnover, everybody. Spends most of his summer here at Sandsborg Raceway, and we're very grateful. So there's your matchups. Michelle Turenne taking on Dave Vector. Dave Smith against Yuri Mantanemi. Kev Slyfield gets the bye. Dave Swift takes on Andre Arnover. Thomas Ram takes on John Tebenham. Andy Robinson. teine pani julmalt, peaaegu ikka küliline. Kõrvalrajal pani peaaegu vastu seina, noh. Jaa, see oli karm. Kuule, see ei olnud drag race, see ralli, noh. Mida te mõlemad tegite siin? Aga Ford võitis. See oli ralli, jah? Ei no... Me lasime Andreasel panna tractioni peale praegu, et proovime, on ju, ja temal on, ma ei tea, tal on kogu aeg mingi hull teema seal rattakiirusega, tal ei meeldi rattakiirus. Jah. No tegelikult see auto nagu tahab see ette otsa saada seda tutakat esimesse ja refi, on ju, ja noh, seda oligi, ta läks kohe seiki, ta ei tulnud üldse üles. Et pedalfest oli, aga ma lõpuks sain sisse, sest ma teadsin, et kui ma pedaldan, siis ta 6 midagi ikka sõidab. Ja teine isegi, kui saab puhta sõidu, sõidab ta 7-0. Just. Et oli ainukene võimalus, aga see oli tagantvaatuse väga pingeline. Ma arvan, et autos sees oli ka sama pingeline. Võitlemist oli oma äge, aga ei, saime ju läbi, see on kõige täht. No Erki, palju kilomeetrit tuleb siin autos siis? Rooli pöörata? Iga sõit tuleb, ma ei tea, kilomeetrit. Terve rajapikkus, seda oksis, ja terve rajapikkus, 1,2
me arutasime, et vist sul tuleb rohkem kilomeetreid siin autos kui Andresel. Põhimõtteliselt, jah. Suures plaanis. Ainuke erinevus on mootor ei käi, on ja gaasipedaali, piduripedaali peab vajutama. Siin tuleb meil sama palju, aga Hockenheimis kindlasti on mul rohkem. Seal taga on ikka päris kurat tagasi sõita. Tükk aega saab rallida. Kurre painutada. Sellest ringist Andres saab sõita kilomeetri, mina sõidan üle ja ülejäänud ringil sõidan mina, et kui pikk see Hockenheimi ring on, vaadata, saab teada palju seal. Ja Derbis on ka mul võib-olla gramm rohkem. Nii et vist tuleb päris rohkem kilomeetri. Lihtsalt ma ei pane käima. Istmeaega on rohkem. Istmeaega on võib-olla rohkem. His first time ever over 261 miles per hour, and he's done it again. Back off in under 1.9 seconds. 0.99 to 60. Tuli ära. Tuli. Kiirust oli ikka mõnusat, ütleme nii. Jube seina juurde tõmbas. Jaa, aga väga kiire. Aga sain läbi sealt ikkagi selles suhtes, et ma olin ikka lõpus 261 kiirust. Ma mõtlesin, kas midagi, aga käik oli vahetanud ja lihtsalt see pööre läks nii lakke. Niimoodi karjus mootor lõpus. Ja kaamera ikka keerab ära ennast. Ma ei tea, ma keerasin nii kõvasti kinni, kui sain, aga lihtsalt. Toe panema. See kiiruse juures keerab iga asi ära. Täpselt. Siim mingisuguse lihtsa moundiga nagu ei saa hakkama. Kõik on 11-12. Selge. Lampid peavad ilmselt. Kas oli Andres väike tervisekontroll või? Mootorile? Jaa, kuna me ronisime rõhuga suht üles ja tegelikult künnad on ilusad, segud on asjad ilusad, siis on alati nagu targem see, et võta korra ja vaata nagu üle, et kas ja mis nagu näitavad, et jah. Aga oota, Jüri, oota. Need on tegelikult, nad on alles pestud, aga ma ei tea, kas nendega me tegime tüüdsed riibud või? Jaa. Vahet ei ole, viska minema. Et ühele peab natukene lisama kütust juurde, mingile natukene võib võtta maha, kui tahab, aga vahet ei ole, lasta olla nagu praegu turvalisem, lasta olla, vahet ei ole. Et teeme selle ära, paneme kokku, öeldi tund aega, nüüd on Davidiga lähme kokku, et David poolfinaal. Enne, ja 5-8-4 või mis ta oli? 5-8-4, jah. Et me hoiame umbes sama setup'i seal 5-7-5 juures, sest tahaks olla nagu kindel. Ja eks peab minema puu võtma ja ma arvan, et kõik on okei, et teeme selle asja ära jälle. Muidugi. Pole nagu probleemi.
vormistame ära. Ja Autol on kõik okei ja? Auto on okei praegu ja, et vaatasime kõik asjad üle, veel klapivedrud siin mõned ja asjad, et kuna sellega, kui sa oled juba 420 kilomeetrit üle finišijoone, siis see mootor juba käib 10 000 pöörde alla. Ja finiš, nii. Et sinna alla, et suur pööre 10 000 ja sinna, et ikkagi siuke tõukurvarastega suur mootor, siis ta võib talle nagu vedrudele asjadele, ta mõjub nagu karmilt, aga praegu tundub kõik hea ja käin asjad üle, paneme kokku ära ja lähme proovime uuesti, vaatame. Päike nüüd välja tulnud, muidugi see teeb raja natukene, teeb nagu ta teeb natuke pehmemaks, aga me võtsime esiotsa pehme ja lõpuga lihtsalt jõuga peale, et olla nagu kindel, et asi õnnestuks nagu. Ja. No vot. Korras! Yes! Tehtud! See oli alles sõit. See ei olnud nii närviline ei olnud kui eelmine sõit, aga ta oli närviline. Oli jah? Ta ikkagi oli lõppkiirus ja 200 peal on ka nüüd on kiirus kõvasti rohkem. Yeah. Yeah, first and best. Good job. Porsche Lammers 2025, võit, 10 000 naela. Got the big check. Yes, big check. No, I'm not giving it to you. Winner, chicken dinner. Woo!
kus rahustasime keskelt maha, no nagu ma arvasin, et on aeglasem tänu sellele, aga see ei olnud vahet, aga nii mõnus oli. Lihtsalt super. Põmm, tehtud. Jah, unfitable. 2-2. Jah, 2-2 ja esimene kvalifitseeruja mõlemas ürituses. Jep. But this year, he does get the big check. He does get the winner's trophy. He was the fastest at 262 miles an hour. He went into the 5.7s. This has been incredible. Been in the 5.6s a few weeks ago. I say no more, but welcome to the stage, representing Estonia. It is the one and only. He's got that big smile on his face. It's Andrei Arnova! Trophy. Not only does he get the £5,000 check, he was the #1 qualifier. Nobody knocked him out of elimination, so he collects the bounty as well, so there's even more money to add to that. So it's £10,200 and the check. So congratulations, Jiri Rantanemi, your runner-up, but your in Proto Slammer, it is of course Andrei Arnova. Done, boys. No nii, on aeg nädalavahetus kokku võtta. Tere hommikust. Tere hommikust. Eile õhtul läks nii kiireks, et me ei jõudnudki peale kogu seda kiiret melu kokku võtta seda asja. Jaa. Et jõudsime ringilt tagasi, siis pidime kohe jooksma asju vastu võtma ja sai läbi, aga mis siis juhtus, jah? Eelmine aasta, mis jäi siis vormistamata tänu ühele elektrijuhtme probleemile. Tegelikult me saame täitsa seda näidata ka, kus on nagu üleval mootori peal. Kui tekib ülerõhk, kui midagi lööb siukse plaadi burstplate'i puruks, siis siin on pistik. Ja kui see tuleb lahti ära, siis ta automaatselt suretab auto välja ja varjud lahti ja tapab mootori maha. Ja see oli eelmise aasta finaalis siis on ju? Finaalsõidus ja me jäime sellepärast teiseks, et siit oli pistik, oli natuke juhe või ütleme see ühendus oli kehv ja tegid burnout'i ära, natuke nõksu tegi ja korra liigutas millisekundiks ja tappis auto maha. Ja see aasta oli siis tagasivõtt korralik? Ja seekord tegin tihedaks. Tegid klemmid pressisid kokku ja klemmid on tihedamad ja et seekord ei ole. Sükest asja ei ole, aga tegelikult oli ju võimas nädalavahetus, et võtsime võidu ja võtsime kõik koore ja kõik, mis vähegi võtta sai. Maksimum, täiesti maksimum nädalavahetusest. Esimesed kvalifikatsioonides kõige kiirem ja küll eile mul liiga hilja sain selle info, et tegelikult meil hästi grammikene jäi puudu ka kiiruse rekordist vist mingisugune ainult kübekene. Et kahju, et ma seda nagu ei teadnud, me sõitsime 262,50 midagi, aga oli vist 262,58 või mingi, ütleme, hästi grammik oli erinevus. Aga selle ma sain kahjuks natuke liiga hilja teada, ma oleks muidu viimaseks sõiduks pannud ühe BSI võib-olla natukene toppi juurde ja oleks 263 ära teinud. Aga no vahet ei ole, see oma tähtsust isegi. Suur tšekk, karikad ja need on ikka põhilised. Ja kõige tähtsam oligi seda, et eile vaatasimegi hommikul ka, kui läksime, et võtsime otsa pehmeks täitsa, et minna kindla peale. Meil on, kuna võimalik sõita praegu kõrgema turborõhuga, siis me ei pea nagu eesotsas nii teravad olema ja siis tegime hästi turvalise esiotsa ja siis lihtsalt tuled jõuga peale pärast ja teedki tagaotsaga selle numbri ära, et kui sa saad niimoodi sõita, on nagu ülimugav ja turvaline ka, et viimane sõit oli veel eriti, viimane sõit oli ju, Jerel oli mingisugune probleem käigukastiga, neil läks ennem käigukast katki, panid teise käigukasti ja siis see pamp, millega sa sisse lähed, kus paned teise kasti, siis need töötavad, kuidas on kastid ehitanud, töötavad erinevalt. Ja ühesõnaga ütleski, just rääkisin taga ennem, ütleski, et kuulis, et ma hakkasin spuulima, hakkas ka spuulima, mina läksin sisse, ütles, et vajutan pampi ja no lihtsalt ei liigu. Hoiad nuppu peal, teed, mitte midagi ei toimu, aga et oli juba peaaegu valmis, et laseb maha, aga siis auto hakkas liikuma ja ikkagi sai tulla nagu sisse ära. See tundus täiesti kalender olevat seal taga filmida. Eks autos sees ka kõik asjad pauguvad, kõik on kuumad, juba tahaks minna, näpp on valmis nupu pealt ära tulema, aga ei saa, vastast pole veel. Ütleme niimoodi, et logist pärast vaatasin, kui see hetk, kus ma hakkasin ise spuulima ja siis kui nupu lahti lasin, oli 10 sekundit. Siukest asja ei taha näha. Et nüüd ongi, võtame käigukast alt ära, turbiin välja, turbiin lahti, kontrollime kõik asjad üle, kas on kõik korras, uued laagrid turbiini sisse ja asjad, et kui siukest kuuma saad, siis sa pead kõik käima kogu selle sõlme uuesti üle. See on ka see, miks on tegelikult turboautoga ei ole hea minna kunagi esimesena sisse, sest kui teisel autol midagi juhtub või
on olnud, et mõni juht tahabki meelega siin nagu kiusata, on ju, siis tulebki väga palju hiljem ja see rikub kogu sinu nagu sõidu tegelikult ära, sest kui sa oled väga kaua two-step'is, siis õli läheb nii kuumaks ja turbiin ei tööta nii nagu peab, ta läheb liiga pehmeks ära. Asjad muutuvad, on ju. Asjad muutuvad jaa, aga kokkuvõttes ju suurepärane nädalavahetus. Jaa, et nüüd täna on esmaspäev, et ise käin korra kodus, kolmapäeva õhtul tuleme tagasi, Jüri, Taavi, Erki jäävad toimetama ja neljapäeval on testipäev, siis paneme tagasi kõik nii, nagu oli 4 nädalat tagasi või 5 nädalat tagasi ja proovime uuesti minna sinna ilusasse 5-7, 5-7-3, 5-7-5 siis selle õige legaalse setupiga. Ja loodame parimat. Ilm praegu näitab mingisugust vihma nagu võimalust, aga äkki muutub veel, et ei tea. See nädalavahetus oli üli super. Täiesti ja nagu temperatuurid olid head, jube hea oli sõita, kõik nagu käitus nagu Inglismaa ei näidanud üldse oma ei näidanud üldse oma ilma õnneks, et oli päike väljas ja mõnus oli tegelikult. Siuke jahe ja väike päike nagu Eesti. Ja päeval oli niimoodi nagu. Päeval oli ikka tees järgi ilm, ütleme nii, et mõnus oli. Ja järgmine nädal siis hakkame punkte koguma, on ju, et nüüd hakkab FIA karussell hakkab pihta ja on punktide peale ikkagi seda nii-öelda hooajagarikat jahtima, et nüüd on sissejuhatus on tehtud, et siin need vahekarikad on olemas ja nüüd hakkame seda põhiasja jahtima. Aga 2 võistlust olnud jah, nagu eilegi öeldi autostamises undefeated, et selles suhtes me oleme nagu võtnud maksimumi kõigist, nagu mis võtta saad. Et eks proovime, loodame parimat ja hoiame pöialt, et läheb kõik hästi. Näeme siis.